Austatud erakonna esimees, head kaasvõitlejad! Mul on suur au ja hea meel seista täna teie ees keerulisel ajal, olla Estonia kontserdisaalis ja rääkida asjadest, mille üle EKRE naisühendus südant valutab, mille üle rõõmustab ja mille eest seisab. EKRE liikmetest pooled on naised, kes annavad igapäevaselt oma panuse ja erakonna põhimõtete ja eesmärkide elluviimisel. EKRE naised löövad kaasa osakondade ja ringkondade kampaaniates, aitavad volikogudes liikmetena kodukandi arengule kaasa. Siinkohal suur tänu kõikidele, mitte ainult EKRE naisühenduse liikmetele, vaid meie kõikidele naistele ja tublidele naistele. Üks aplaus kuluks tõeliselt ära. EKRE naised tunnevad rõõmu, et Eesti püsib, sest Eesti ei ole Euroopa ääreala, vaid Euroopa algab Eestist. Ka Euroopa püsimine sõltub Eesti riigi, rahvuse, kultuuri püsimisest. Põhjani läbi roostetanud Reformierakonna poliitika töötab vastu meie rahvuslikele huvidele ja laristab maksumaksja rahadega. EKRE naisühendusel on kõrini tühjast jutust, lubadustest ja loosungitest. Peame Eestile andma valitsuse, mis seisab tegudega riigi ja rahva heaolu eest. Nõuame erakorralisi valimisi ja keda ilma e-hääletusteta. Me vajame valitsust, kes seisab Eesti rahva huvide eest, ehitab üles Eesti, mille majandus areneb, inimesed saavad vabalt avaldada oma mõtteid, kartmata, et neid süüdistatakse vihakõnes. Praeguseks me saime küll lahti upsakast Kaja Kallasest, kuid asemele tuli Kristen Michal, kes jätkab eelkäija hukatuslikku poliitikat. Valitsus ühe käega lämmatab majandust ja rahvuslikku vaimu, teise käega laob meie selga talumatut maksukoormust, mis kustutab ustavate kodanike motivatsiooni oma riiki kaitsta. EKRE naised teavad, et eestluse tähtsaim kandja on tugev perekond. Abielule ja perekonnale tuleb anda tagasi põhiseadusega määratud sisu. Siinkohal ütleme julgelt välja tõe. Eestis on ja jääb ainult kaks sugu, need on mees ja naine. Nõuame meie lapsi füüsiliselt, vaimselt, hingeliselt ja ka moraalselt sandistava sooideoloogia propageerimise lõpetamist. Nõuame ebateadusliku sooideoloogia väljarookimist koolide õppekavadest. Siinkohal vankumatult nõuame ebateadust levitava haridus- ja teadusministri, siinkohal rõhutan teadusministri, Kristina Kallase viivitamatut lahkumist oma ametist. Vajame kiirelt koolireformi, mis teeb lõpu Kallase alustatud Eesti koolide venestamisele. Soovime saata korruptiivse rohepöörde ajaloo prügikasti, mille propageerijad valetavad meile suud ja silmad täis. EKRE lõpetab selle poliitika, mis viib ettevõtteid pankrotti, teeb rahva vaeseks ja põhjustab sotsiaalse katastroofi. Inimeste tervist ja loodust kahjustavad tuulepargid makstakse kinni, pressides riigi poolt tavainimestelt jätkuvalt välja suuri taristutasusid. Rahva raha pumbatakse Reformierakonnale lähedastele ärimeestele ja inimeste elu muutub aina halvemaks. Me peame võitma eelseisvad kohalikud valimised, mis toob meile ka võidu järgmistel Riigikogu valimistel. Me kukutame Eestile kahjuliku valitsuse. Sõbrad, EKRE on Eesti kõige olulisem tugisammas, sest hoiame väärtusi, millel püsib eestluse elujõud
Jätkuvalt rohke osavõtt tõrvikurongkäigust näitab, et rahvas usub EKRE-sse ning oleme õigel teel. Meie erakond annab oma rahvale lootuse ja sädeme hinge, kuna meil on peres pea 10 000 purunematut Helmest. Siinkohal lõpetuseks naisühendus lubab, et annab ega edaspidi EKRE võiduka tulemuse nimel endast parima ja kutsume siinkohal kõiki naisi meiega veel ühinema. Suur tänu Eesti eest!